Ma juba üpris ammu lubasin teile videot meie sahvriruumist ja täna ma võtsin selleks aja, filmisin üles materjali ja seletan siis kohe, kus mingi asi asub, näete paremat pilti ja kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis kirjutage video alla kommentaaridesse. Aga siin on siis meie sahver. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. 'Cause maybe I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. 'Cause I know that all I know, it's time to go. It's time to go. You can pass the blame. Say what you want, you got nothing on me. We won't be the same. Don't you call me up, 'cause we badly need this change. Maybe I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only here to stay alive now. Funny we ran out of kicks. Now you only make me sick. Think we're only here to stay alive now. 'Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should. Tere tulemast siis meie sahvrisse. Vanasti oli see pesuruum, siin oli pesumasin, siis oli see platega, see töötasapind oli lõpuni siin väljas ja mul olid igast asjad seal peal. Aga nüüd me tegime siis niimoodi, et siin on sügavkülm, eraldiseisev sügavkülm, mis on ilusti ära sildistatud, igal sahtlil oma eesmärk. Ja et lihtsalt oleks lisaruumis, panime siia sügavkülma. Siis on meil siin see töötasapind, seal on igast puhastusvahendid, kätepesu, seep, kindlasti mikroküüdlapp ja käterätik on ja, aga siia alla, et ruumi maksimaalselt ära kasutada ja et saaks ära peita, siis siin all on siis prügikast, mingid veekanistrid suvisest ajast jäänud, see on seal Sonja jaoks kassiliiv ja millalgi siis ostsime kartulit hulgim, siis on selline see IKEA-st selline hoiu nõu. Aga et see oleks natukene visuaalselt ilusam, siis Raki pani siia üles kaardina siini ja ostsin minu meelest Jyskist mingi suvakakaardina, lõikasin ta lihtsalt lühemaks ja kusjuures ei õmblenud. Panin selle liimiriidega. Ma tegin lihtsalt overlockid siin alt ära ja panin liimiriidega siis ta sirgeks, et ma ei pidanud üldsegi õmblema. Aga nüüd on nagu ilusam, et tuled sisse, siis ei näe seda segadust, mis siin all on. Aga lähme siit edasi, et siia peale ma panin kasti, kus on kaaned. Siin on mul vaakuaparaat, mida ma kasutan tihti. Siis siia ma tõin vitriinkapist mõned nõud lihtsalt, et seal oleks ruumi rohkem. Ja et juhul, kui siis läheb midagi katki või midagi, et saame siit võtta, siis on selle ruumi jaoks mikroküüdlapid, prügikotid, tavaliselt käivad siia sisse. Ma ostan hulgim neid sealt pakendikeskusest, panen siia sisse. Ja seal tagapool on siis need süüte kuubikud katla jaoks. Teekast, kofeiinivaba kohvikast ja kofeiiniga kohvikast. Siis siin üleval on alkohol ja jäänõu, üks termos, mida kasutame ja siis on ka see laadija, Makita akulaadija, siis seda läheb mul suvel tarvis, kui ma kasutan akutrimmerit. Nii, aga vaatame kohe üles. Võtan siit enda astme ja ma lasin siis, ma ei mäletagi, kas siin enne olid riiulid, vist siin poolek olid riiulid, ma ei mäleta. Kui me hakkasime ruumi ümber tegema, siis Raki kõik pahteldas, värvis kõik seinad ära ja ma lasin siis maksimaalselt
palju riiuleid panna, et me saaks ära kasutada, nagu näha siin üleval on ka veel riiul, aga mitte midagi pole me siia peale pannud, aga ühesõnaga siin on meil koogivormid, mida ma saan kasutada, kui on tarvis. Siis seal on Lifehide'i, mis asi seal on? See kartulihakkija ja friikate tegija on seal sees ja siis seal on veel ka see kirsikivi eemaldaja ja sushi-pulgad. Ma kunagi tegin enda sünnipäeval eelmine aasta sushi laua, siis oli neid vaja juurde osta ja siis on siin pudelid, mida ma olen kasutanud, ma ei tea, mahlade hoiustamiseks, kui ma olen teinud nii-öelda hoidiseid sisse, et seal pool on pudelid ja ma liigutan nüüd astet teisele poole, et vaatame, mis on siis siin. Selle sügavkülma üleval siis on ka riiulid. Siin olid enne ka minu meelest riiulid, võib-olla allpool, ma ei mäletagi. Aga siia üles ma panin kõik siis purgid erinevates suurustes ja et maksimaalselt ka ära kasutada, siis ma võtsin ka just need kastid kasutusele, kuhu sisse ma need purgid panin. Ja siis siin all on see kaante sahtel, et väga mugav on siit võtta asju. Siis seal üleval on suured potid. Tegelikult ma kasutan seda vasakpoolset, kui ma siis teen Borši põhja. Ma ei mäletagi, kas ta on 10 liitrit äkki. Magasinist ostsin ja kõrval on siis siukese nii-öelda retrokas või, et mida ma ei kasuta siis kuumutamiseks ega keetmiseks, aga lihtsalt, et kas äkki ema käest sain selle poti, et alles hoida ja samas on selle sees lihtsalt hea segada. Või jätta näiteks, ma ei tea, need kõrvitsad marinaadi on ja. Siis siit edasi on mul lillepotid ja lillede väetised, värgid, särgid. Muidu nad suvisel ajal enamasti kasvuhoones, aga talvisel ajal, kui on külm, siis ma pean kuskile neile koha leidma ja siin on nende koht. Siis on ühe kasti sees kaasanõud ja pudipadi, ehk siis seal on ühes on näiteks, näete, need hallid kaaned on prügikastide, mis ma olen IKEA-st ostnud, nende kaaned, aga ma ei ole neid ära veel visanud, sest et just in case, äkki mul tõesti läheb neid tarvis. Nad ei võta ka palju ruumi, selles mõttes ei ole nagu hullu. Aga seal selle kaasanõude sees on mul siis sellised nõud, mida ma saan kasutada siis, kui on meil külalised ja mul on vaja mingit toitu kaasa pakkida. Et sellised minu jaoks nagu ühekordsed nõud, mida ma tegelikult ei osta, aga tead, kui kuskilt kas poest ostad salatit või midagi, siis ma olen alles jätnud, aga mitte rohkem kui selle kasti siis, suuruses. Ja seal pudipadi, seal on vist mingi hakkilihamasin ja niisugused asjad, mis on pudipadi, ma ei oska kuskile kategoriseerida, aga ma tunnen, et on vajadus neid alles hoida. Nii, ma nüüd jällegi liigutan ennast, siis ma saan näidata, tulema sealt poolt ülevalt alla. Nii, on niisugune hea aste on siin käimiseks. Siis siin kõige üleval need riiulid nüüd lasin küll rakil panna. Kõik mõõtsime ja kaalusime, kuidas midagi panna. Et lihtsalt jällegi maksimaalselt ära kasutada ruumi. Et enne siin oli vetsupaber, kätepaber. Enam ma praegu siia pole pannud, sest pole olnud vajadust. Mul seisab siin üks kotikene, mida ma enda või meie siis armastuse peoks plaanin ära kasutada. See on mu sugulase tehtud. Siin on termosed, ehk need on väiksemad termosed, mida on siit hea haarata, kui on vaja. Siis on sooda sidrunhappe, suhkruriiul, see on muidu, ütleme, rohkem täis olnud, sest et kui ma olen hoidised teinud, siis on nagu olnud tarvis. Siis galetid, kuivained, rukkijahu, nisujahu, et kuna ma teen leiba, mitte küll nii tihti kui varem, aga et oleks olemas varud, siis ma tahtsin sellist, et see sahver ongi selle eesmärgi, et lihtsalt varusid saaks nagu kuskil hoida. Ja tegelikult võiks siin olla otse uks kööki, mis vist kunagi Ragnaril oli. Eks ma pean seda rääkima, äkki kunagi on võimalik ka kuskile siia mingi asi. Aga et on hea, et mul on kodus koht ja mitte köögis, sest köögis meil ei ole väga palju köögimööblit, et ma sinna ei saa panna, aga siin on. Ja siis on maitseainete 3 kastikest, ühele ma pean veel sildi peale panema, et neid on siia tekkinud. Võib-olla lihtsalt ühe suurema kasti siia panema ka ja mesi, et alati, kui Ragnar õde tuleb, toob ta meile mett, siis kui Virkot näed, siis ma saan mett ja ma ei tea, mett ju alati kingitakse, nii et on selline mee koht meie sahvris ka olemas. Nii, siis siin on moosid, selle riiuli peal on moosid, see on mul lihtsalt siia millegi pärast jäänud. Mul olid enne näkileivad siin sees, kui nad olid toas, nüüd ma hoian ühe teise karbi sees, et selle ma võin täitsa ära võtta ja vaatan, mis sellest karbikesest saab. Aga muidu on see moosiriiul, aga ma see suvi ei teinud üldse väga hoidiseid, ma tegin ainult marineeritud seened ja Borši põhja sisse, et ma olen siit pealt lihtsalt just ära võtnudki moose, et tühjendada mooside varusid, nii et ainult 3 moosi on jäänud ja siis siin on meie
see on kuivatatud kala kastikene ja kuna need kuskile paremasse kohta mul ära ei mahtunud, siis ma hoian neid ka siin, et toidukile siis on see küpsetuspaber ja mis veel on, foolium. Neid hoian ka siin. Järgmiseks on siis siuksed asjad, salatihoidised, mida ma olen teinud sisse. Siis on purgisuppide riiul, mida samuti ma olen sisse teinud. Ja kõige viimane on siis teiste hoidised, et kas tädi Marilt saadud hoidised, ema sõbranna annab mulle hoidiseid vahel. Et sellised teiste hoidised on eraldi, sest siit on ka niimoodi põnev tulla ja võtta ja vaadata, mida head saab ära kasutada. Siis mul on siin Lidli korvike, mis on üliarmas. Mul lihtsalt ei mahuda kuskile mujale ja sellega ma siis näiteks vean kööki purke, kui on vaja hoidiseid teha. Et hea kasutada. Nii, siin on kõrvitsa riiul, sest seda kõrvitsat üle-eelmine aasta tuli omajagu, siis oli terve riiul ja selle meil minu marineeritud kurgid eelmisest üle-eelmisest aastast ja õunamahlad, mis Ragnar enda kliendi käest sai, et lihtsalt oleks koht, kuhu panna. Nii, siis on vahvlimasin, see vanaaegne vahvlimasin ja Raki vahvlimasin. Kuna me seda nagu tihti ei kasuta, siis mul ei ole probleemi seda siit tulla võtta. Ja siin enne oli multikuuker. Ma peaks siia teise sildi peale, et multikuukeri ma viisin nüüd kööki ja tegin talle kapis koha. See silt tuleb siit ära võtta ja siia tuleb panna fritüür. Et me kunagi isa ostis mulle siukse, kinkis siis mulle on ju sellise väikse fritüüri. Ma ei saaks seda siit ära. Ma pärast tuleb. Et kinkis mulle sellise väikse fritüüri, aga see oli mul enne laste isa käes. Ja ma mingi aeg sain selle tagasi ning siis ma hullult puhasin, pesin, mässasin, et tühjaks seda teha ja nüüd me oleme siis kasutusse võtnud ka, et on hea kodus seda crappi teha vahepeal. Ja siin on siis joogid ja õlid, et kuna õlipudelid on ka enamasti kõrgemad kui see riiuli vahe, siis ma mõtlesin, ma panen õlid sinna, siis on mingid piimad, näiteks mul ongi seda, kui ma ostan, siis ma ostan seda kookosjooki, nii-öelda kookospiima, millega teha lastele siis smuutisid. Siis on mingid veed jäänud Ragnaril, ilmselt kus ta on kuskil käinud. Et muidu ongi siin piim, mahl, see on toonikud ja siirupid. Et kas ma olen ise teinud siirupeid või siis mingi kokteili jaoks olen poest ostnud, et praegu on ainult poe omad alles. Ja siis selleks, et Ragnar saaks enda tööriideid kuivatada ja tal oleks mugav võtta, siis ma panin selle suurema Lifehide'i pesuresti siia, et ta siis võtab siit selle välja, paneb kohe siia kõrvale. Siin kõrval on katlaruum, paneb sinna selle laiali, et kui on katel küdemas, siis ta saab sinna panna riided kuivama ja siis nad kuivavad ka kiiresti ära, et ostsime sellised konksud ehituspoest. Ma kohe mõõtsin välja, et kuhu täpselt on midagi vaja panna ja Ragnar pani paika selle, nii et ülihea variant on ka, pange pesurestid endale seinade peale, siis on kõik paremini organiseeritud. Ja siin selle kraanikausi juures on siis mul pesuvahendid või nagu harjakesed, mida ma kasutan. Siin ma pesen kõiki, ma ei tea, jalanõusid, mida iganes asju, mis on siuksed nagu mustemad asjad, et sest see valamu on ära trööbatud ja seda puhtamaks ei saa kahjuks. Et siis ma kõike muud siukest asja puhastan siin, vahepeal ka ütleme tolmuimejaid ja asju. Ja siin kõrval on meil siis alati üks kätepaberirull, mida tegelikult väga vaja ei lähe, aga mingiks asjaks ma olen ostnud. Ja ühekordsed kindad, mida Ragnar siis teab, et ta saab siit võtta. Aga jah, selline see meie sahver on. Ma kindlasti sain siia panna ka mingeid pilte, kas ehk varasemast, kui mul on alles, või kui Raki siin mässas ja ehitas ja möllas, et selline ta on ja minu jaoks ülivajalik ruum. Enne ta oli pesuruum, nagu ma ütlesin, nüüd on ta sahver ja siia ma siis tulen üpris tihti tegelikult päevade jooksul. Aga selline ta siis sai.